tahtsin, paneksid selle korralikult kinni. Maailmas on miljoneid erinevaid putukaliike. Palvetaja. Ma ei tea, kus Eesti on. Tere õhtust! Noorte teadusvõistlus Rakett Junior on jõudnud oma teise veerandfinaalini ja just täna selgub, kes neist 4 võistkonnast pääseb edasi poolfinaali. Sel hooajal registreerus Rakett Juniori võistlusele 138 kooli üle kogu Eesti. Saatesse pääsemiseks pidid võistkonnad näitama oma nutikust maakondlikes eelvoorudes. Veerandfinaalidesse pääsesid 16 parimat. 1 igast maakonnast ja lisaks 1 kool Tallinnast. 16 veerandfinalistist pääseb edasi poolfinaalidesse vaid 4 kooli. Täna hakkavad omavahel mõõtu võtma Jõhvi põhikool Ida-Virumaalt, Johannese kool ja lasteaed Rosmal Põlvamaalt, Holstre kool Viljandimaalt ja Valga põhikool Valgamaalt. Selleks, et teie nutikus saaks ausalt hinnatud, kutsun enda kõrvale tänase võistluse peakohtuniku Rasmuse. Tere, Rasmus! Tere, Kristel! On sul meie võistkondadele täna mõni soovitus anda? Olge julged, tehke tiimitööd, kuulake üksteist ja nautige nuputamist. Tänases saates ootab võistlejaid ees 3 ülesannet. Osavusülesanne käed külge, loodusseiklus putukanäitus ja logistikaülesanne reis ümber maailma. Ja nüüd mul on teile ainult üks küsimus. Kes tänase võistluse võidab? Super! Ja eriti tore on veel see, et kogu võistluse võitja sõidutame me auhinnaks Taani teaduskeskusesse. Nii et võistkonnad, kas te olete valmis? Jaa! Kas hakkame pihta? Jaa! Siis hakkamegi. Enne kui võistlema asume, ajame teise veerandfinaali nutikate noortega pisut juttu ja teeme soojenduseks mõned mõtteharjutused. Mille pärast on teie kool kõige lahedam kool? Meil on pinksilaud. Palun väga. Meil koolis toimuvad tantsuvahetunnid, mänguvahetunnid ja ka rahvastapalli vahetunnid. Meil on pikad õuevahetunnid, kus me saame õues käia ja mängida õues. Mega lahe. Ühesõnaga, teil ongi kõige lahedam kool, jah? Jaa. Milliseid leiutisi on eestlased leiutanud? Võib-olla kama. Kama? Näiteks lõõts minu teada on Eesti. On ka või? Lõõts on mitut sorti, kuna ma ise mängin lõõtsa, siis ma tean. Nii et eestlased on teinud Eesti lõõtsa. Kas te oskate mulle öelda, mitu külge on kuubil? 6. Nii, kas on 6? On. On 6. On. Mis on päikesele kõige lähem planeet? Merkuur. 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 Ja kas Merkuuri peal on pigem hästi palav või on seal suhteliselt okei temperatuur? 1000 jumala ees, palun ära minna sinna, see on liiga palav. Ehk et isegi kui ma päiksekreemi kaasa võtan. See nagu põletab su enne ära, nagu see jõuabki sinna. Kui me paneksime käed kokku, siis mida me kõik koos ütleksime selleks, et meil ainult hea õnn siin võistlusel saadaks meid? Holstre kool võidab. Kõlab väga hästi. 3, 4. Holstre kool võidab! Jõhvi põhikool on parim! Edasi Valga põhikool! Johannese kool võidab! Tervist, head võistlejad! Kas te olete oma esimeseks ülesandeks valmis? Jaa! Väga hea, sest kohe-kohe algab tõeline teatejooks osavuses. Siin selles ülesandes ei ole oluline joosta kiiresti ja kaugele, vaid panna oma käed sama targalt tööle kui pea. Teid ootab ees 3 ülesannet, kus panen proovile teie loogilise mõtlemise ja käelised osavused. Võidab võistkond, kes suudab kõik 3 ülesannet kõige kiiremini täita. Esimene koht saab ülesande ees 8 punkti, teine 6, kolmas 4 ja 4. koht 2 punkti.
head võistkonnad, minge leidke oma kohad. Võistlejatel tuleb panna seina riidenagi, vahetada ära tühja kummiga esiratas ja lõpetada seina värvimine. Tööde järjekord on küll kindel, aga kes mida teeb, saavad valida tiimid ise. Mina värvin. Mina panen nagi. Mina siis vahetan ratast. Okei. Ma tahan värvida. Okei, ma panen ratta kummi ära. Mis see üks oli? Nagi. Ma teen seda nagi. Sa tee mingi jalgrattasi siis. Okei. Sul on seda ka vaja. Kes oskab ratast vahetada? Ma ütlen, et ma vist ei oska nagu. Ma ei ole. Äkki Pärtel teeb ratta vahetamist ja siis Lilli paneb nagi või? Nagi. Nagi ma oskan. Kallid võistlejad, kas te olete valmis? Jaa! Ja 3, 2, 1, läks. Võta nagi. See. Võta akutrell ka. Tee kähku. Kätlin, tule võta nagi ka. Ma tulen nagile tagasi. Sul on pliiatsit vaja. Võta pliiats. Ma viskan. Saab visioone märkida, et kus see peab olema. Väga õige. Nagu esimese veerandfinaali pildiraami ülesande puhul peab ka riidenagi olema seinal loodis. See on raskem, kui ma arvasin. Kuidas see käib? Kas see on sirgelt siis, kui see mull on nende kahe kribu vahel? Ja, siis on sirgelt. Kuidas te välja valisite, et kes läheb, teeb mida? Kes mida paremini oskab? Jaa, talle meeldib väga akutrelliga teha. Päriselt või? Ja sulle meeldib jalgratta neid kumme vahetada? Mitte otseses mõttes. Ta on kõige vanem ja ta teab kõige rohkem sellest. Kas sa oled seda teinud ka varem või? Ei, aga ma olen näinud, kuidas tehakse. Ma ei saa aru, kuidas ma seda teen, siis ma võin kinni hoida. Sa pead seda kinni hoidma ja siis pane kruvi paika. Et ta kruvib nagu praegu veidikene kinni ja siis Kruvi alguses natukene nagu. Ja vaata, kas jääb otse siis. Kasuta loodi. Kumma pidi see oli nii, et see on sees? Paremalt poolt lükkad ja siis peaks olema õige. Jah, väga hästi on. Tubli Kätlin. Esimesena saab nagi seinale Holstre kool ning liigub edasi ratta vahetamise juurde. Mine. Vaata, et kruvi otse läheks. See läks natukene juba. Praegu ei saa aidata ka kuidagi. Presti. Mul on valmis. Mire, mul on valmis. Nii, ratas. Mine tee ratast. Ma vaatan, kas see ei sirge. Tarja, kas on vahe? Kas sa said? Jah. Jah. 3 võistkonda on jõudnud rattavahetuseni, kuid Valga põhikool on veel riidenagiga hädas. Lilli, kas sa oskad muidu rattakummi vahetada või? Jaa, vist siis Pärtel vahetame. No nii, viimasel hetkel tegite vahetuse. Oled sa rattakummi vahetanud varem? Ei ole, aga ma saan sellest mõttest juba. Okei. Oskab seda. Ma tean, ta on seda kogu enda elu teinud. Vähemalt on nii mulle. Ja hea meil ta on. Hea, et ta meil on. Tubli. Tule. Rattavahetus? Oli lihtne või? Jaa. Nagu nii õhti. Ta tegi mingi 30 sekundiga selle ära. Holstre koolil on hea hoog sees ja teised tiimid peavad palju vaeva nägema, et neile ajas järgi jõuda. Tubli Pärt. Kuid lisaks kiirusele on tähtis ka tööde korrektne sooritamine. Mine. Järgmine. Näib, et rattavahetuses on kõik meie noored väga osavad ja töö läheb nagu ludinal. See on kinni. Oota, ma kontrollin teiselt poolt ka. Kolm tiimi on jõudnud viimase ja vaata et kõige rohkem täpsust ja hoolikust nõudva töö juurde, sest värvimata alas asub pistikupesa, mis ei tohi värviga kokku saada. Janel, sa saad. Pistikupesa kaitsmiseks tuleks see värvimise ajaks kinni teipida, sest nii saab hiljem teibi koos sellele sattunud värviga lihtsalt maha tõmmata. Holstre kool on aga otsustanud usaldada oma täpseid käsi ja teipimisele aega ei raiska.
vaataks, paneksid selle korralikult kinni. Valga Põhikool peab nüüd tempot lisama, et teistele järele jõuda. Et alguseks keerad nagu sõrmedega hästi ruttu ja siis tee niimoodi ja siis lihtsalt keera. Siis see keerab paremini ja kiiremini. Tal on sealt jäänud värvimata, vaata. Jaa, see on suva. Ja teil on kohe tehtud ka. See roheline värv on ilus. Nagu võib-olla ei tahaks tervet tuba seda värvi, aga päris läheb. Läheb päris hästi. Ronja. Sul on üleval nurgas veel. Ronja. Ei nagu mitte Teisel pool. Pistiku lähedal. Meil on vähe aega. Laura, mine. Holstre kool suutis lõpuni oma head tempot hoida, kuid pistikupesa sai maalritööd tehes pisut värviga kokku. Nüüd sõltub võit sellest, kui hoolsad värvijad on teistes tiimides. Ei, väga hea. Laura, väga hea, sa saad. Pane kõik väga ilusti kinni. Midagi. Ruttu. Valmis! Ka Johannese kool ja lasteaed Rosmal on oma pistikupesa värviga kokku mäkerdanud. Nii et Jõhvi Põhikoolil ja Valga Põhikoolil on veel võimalus ülesande võit endale napsata. Head võistlejad, ülesande lõpuni on aega jäänud 2,5 minutit. Janel, sa saad, sa pead kiiresti tegema. Me ei tohiks olla viimased. Oi, ei, see Kui sa näed, et sul on värvitud, siis lihtsalt tee juba uut. Ei, see läks. Kuigi Valga Põhikool teipis alguses pistikupesa kinni, siis otsustasid nad teibi ikkagi maha tõmmata ja nüüd läks hoogsa rullimisega värvi nii nagile kui ka pistikupesale. Janel, kõik. Ei ole veel kõik. Koonda, las ta teeb veel natuke. Tee veel natuke. Jõhvi Põhikool hoidis teipi tublisti lõpuni peal ja kohe selgub, kas see toob neile ka ülesande võidu. Sa pead need ära võtma, jah. Tehtud. Valmis. 30 sekundit. Äkki ta saab sellega. Laura. Sa saad sellega. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kõik 4 võistkonda said nagid sirgelt seina ja rattad vahetatud, kuid kolmas töö osutus kõigile võrdväärselt keeruliseks ning kellegi pistikupesa ei jäänud värvist puutumata. Seega selle ülesande võitis ajaga 10:20 Holstre kool. Palju õnne! Head võistlejad, kas te olete teiseks ülesandeks valmis? Jaa. Maailmas on miljoneid erinevaid putukaliike, millest mõned on ka siia putuka näitusele jõudnud. Pärast pausi sukelduvad võistlejad üleelu suuruses putukatega täidetud metsa. Palvetaja. Mine, ma ei tea. Käimas on Rakett Juniori teine veerandfinaal ja võistlejad on jõudnud tänase teise ülesandeni. Teie ülesanne on putukad külaliste jaoks ära määrata. Teil tuleb joosta metsa ja õigetele putukatele nimesildid viia. Iga õigesti määratud putukas annab teile 1 punkti. Teil on aega 10 minutit. Võistlejatel tuleb ära tunda 8 putukat. Need on pääsusaba röövik, vapsik, jaanimardikas, harilik niidutirts, põderpõrnikas, palvetaja, 7 täpp lepatriinu ja monarhliblikas. Võistlejad, kas te olete valmis? Jaa! Ja 3, 2, 1, läks! Karjuma ei hakanud, järelikult nii õudne ei olnud. Jõhvi Põhikool otsib putukametsast vapsikut, kes on Eesti suurim herilane. Vapsikud elutsevad enamasti metsaservades, põõsastikes või aedades, kuid pesa ehitamiseks meeldivad neile ka mitmesugused inimtekkelised paigad nagu kuurid, pööningud ja puuriidad. Nii. Pääsusaba röövik. Pääsusaba on üks Euroopas suurimaid liblikaid. Tema tiibu ehivad kollase, musta ja sinisega mustrid.
Pääsusaba elupaigaks on mitmesugused rohumaad ja aiad, kus leidub röövikule toiduks sobilikke taimi. Ja just pääsusaba rööviku peavadki võistlejad saalist üles leidma. Darja vaatab küll pääsusaba röövikule otsa, kuid paneb sildi ikkagi hoopis skorpioni ette. Kuid pole hullu midagi, sest hiljem on aega veel muudatusi teha. harilik niidutirts. Ma tean, ma vist tean. Niidutirtsud on suurepärased hüppajad. Nad suudavad hüpata koguni 20 oma keha pikkuse kaugusele ja noortele ei valmista niidutirtsu äratundmine mingeid raskusi. Nii, järgmine. Mis sul on? 7 täpp Ka lepatriinud on Jõhvi põhikooli jaoks tuttavad tegelased. Ja viimane läheb. Jaani Mardikas. Jaani Mardikas, sa tead? Ei, ma ei tea. Kui kõik nimesildid on putukate ette viidud, siis saavad võistlejad kasutada ülejäänud aega, et oma vastused üle kontrollida ja vajadusel parandusi teha. Mina vaata, kas sa arvad midagi valesti on. Kes see läheb? Meist? Sina? Mina? Minge vaadake nüüd üle. Mitte kõik koos. Jah. Mardikas. Siin. 7 lepatriinu. Siin. Õnneks märkab Poliina kontrolltiiru tehes, et pääsusaba rööviku silt on hoopis skorpioni ees ja viib selle oma õigele kohale. Ma tegin ühe muudatuse. Mis muudatus oli? See mingi liblika, mingi röövik. Oli mingi... Arvasid, et see ei olnud päris see. Panid mujale? 100% ei olnud. See polnud üldse röövik. Olete lõpetanud? Jah. Valmis! Jõhvi põhikool määras näitusele õigesti ära 5 putukat ja teenib ülesande eest 5 punkti. Punkti kaotasid nad Vapsiku eest, kelle sildi panid nad hoopis maakilgi ette. Jaani Mardika eest, kelle silt oli 100-jalgse ees ja palvetaja eest, kelle silt sattus Jaani Mardika ette. Natukene hirmus oli. Kas need putukad olid natukene liiga suured? Jaa. Mitte natukene, vaid liiga suured. Milline on sinu lemmikputukas? Kuldpõrnikas. Kuldpõrnikas, milline ta välja näeb? No, mõned on sinised läigivad ja mõned on rohelised. Aga kuidas me sääskedesse suhtume? See sprei on igal pool mul kaasas. Lähme aga tagasi putukate maailma ja vaatame, kui mitu neist tunnevad ära teised võistkonnad. Monar, liblikas, okei. Ma arvan, et kes ta on? Monarhliblika tunneb ära tema kuninglike oranžikas mustade tiibade järgi. Monarhliiblikad on tuntud ka selle poolest, et lendavad nagu rändlinnudki talveks 1000 kilomeetrit soojale maale. Plaks. Pääsusaba röövik. Eike kõnnib pääsusaba röövikut otsides tema nina alt lausa 4 korda mööda, enne kui sildi lõpuks õigesse kohta paneb. Nii. Mis on nii raske? Niidutirts. Kas sa leidsid rööviku ülesse? Ja vist. Vist? Okei. Aga ma käisin kõik läbi. See oli see suur ämblik. See oli see suur ämblik, kelle peale ma igalt ehmatasin. Kust kiiresti see? See oli lihtne. 7 täpp. See oli. Nii lihtsad. 7 täpp lepatriinu on kõige levinum lepatriinu nii Eestis kui ka Soomes. Nende värvus varieerub kollasest punaseni ja nende seljal on, nagu nimigi ütleb, 7 täppi. Palvetaja. Palvetaja ritsikas. Palvetaja ritsikas, seda ma isegi ei tea. Sul on 200 lepatriinut. Jaa. Saalis ongi mõnda putukat mitu ja need võivad asuda ka erinevates saali otstes. Samuti leiab saalist putukaid, kelle ette silte ei jätku. Täppe lugeda. Ma vaatasin lihtsalt üles lepatriinu. Sa nägid seda ämblikut või? Jaa. See oli mega creepy. Seal ta on. Natukene keerulisem. On ämblik või? Jaani Mardikas.
Johannese kool ja lasteaed Rosmal oskas juba esimese hooga määrata õigesti ära 6 putukat ja teenib ülesandest 1 punkti rohkem kui Jõhvi põhikool. Palvetaja ette panid nad hariliku niidutirtsu sildi ja palvetaja silt oli neil hoopis sarvikpõrniklase ees. Mulle meeldivad putukad, aga see oli natukene hirmus. Ma ootasin natuke väiksemaid putukaid. Ootasin, need on niisugused süleloomad või nii. Need olid natuke rohkem. Ja mulle ei meeldi putukad. Aga kuidas te putukate tundmisega hakkama saite? Kuidas teil läks? Minu meelest päris hästi. Me saime ikkagi 6 tükki õigesti. Milline kõige keerulisem ära tunda oli? See mingi palvetaja putukas või? Seal oli kirjas ainult palvetaja, nii et siis ei saanud aru, et see on ritsikas. Te otsisite budamunka või midagi sükest? Ma otsisin sellist, kes teeks niimoodi. Nüüd asub oma imelisi putukateadmisi näitama Holstre kool. Aitäh! No nii. Mis sul seal kirjas on? Põderpõrnikas. No joo, ei tee. Sul oli ainult üks lepandriidus. Põderpõrnikas on üks Euroopa suurimaid mardikaid. Isastel põrnikatel on suured sarvekujulised suised. Nad veedavad enamuse oma elust ehk 3-7 aastat vastsetena. Täiskasvanud isendi eluiga on kõigest mõni nädal. Kõige sagemini kohtab põderpõrnikaid vanade tammedega puistutes ja puisniitudel. Harilik niidurits. Niidurits. Okei, mine. Kuidas selle põrnikaga lood on? On sa saalis üldse üks põrnikas? Ma arvan, et see oli see karkidega vehkis on. Nii, kallid võistlejad, teil on alles jäänud veel 5 minutit. Jaani mardikas. See saab kõige lihtsamad. Jaani mardika tunneme ära selle järgi, et emased isendid helendavad pimedas. Ja just helendava tagumiku järgi peaks Jaani mardika ka näituselt üles leidma. Jaani ussike helendab tavaliselt umbes 2 nädalat ja seda just jaanipäeva paiku, mistõttu neid jaaniõlga otsimas käiakse. Palvetaja, no johid. Vaata, mis putukas palvetab. Väga hea loogika. Palvetaja ritsikas on tõepoolest tuntud oma palvetaja poosi poolest. Tegelikult kergendab see asend palvetajatel toidu ja kiskjate märkamist. Ai! Kahjuks kõnnib Greet palvetajat otsides temast täpselt mööda ja paneb sildi hoopis sarvikpõrniklase ette. Leidsin. Ma loodan. Sa loodad? Me kõik loodame. Jah. Pääsusaba röövik. Seda ma vist nägin. Õnneks ma sinna ei pannud seda. Ma ehmatasin nii sealt ära. Seal oli mingi suur karvane ämblik. Tarantel. Ma ehmatasin ka korraks ära. Ma läksin mingi suur reeka. Tubli. Kätin annad alla. Ta läheb vaatab ükshaaval üle. Sa nägid ka seda õiglaslikku ämblikku? Jaa. See oli õudne. Ja nüüd läks käima teie viimane minut. Loodame, et ennem tuleb välja. Nii. Holstre kool tundis ära 4 putukat ja saab ülesande eest 4 punkti. Hariliku niidutirtsu sildi panid nad maakilgi ette, pääsusaba rööviku sildi hoopis verikaruslase rööviku ette, vapsiku sildi meemesilase ette ja palvetaja sildi sarvikpõrniklase ette. Kuidas te tunnete putukatega seoses? No seal eriti hirmus ei olnud, sest nad ei tulnud üldse lähedal, aga nad veits liigutasid. Ainult see üks ämblik, see suur oli seal hirmus. See oli täiega hirmus. Milline sinu lemmikputukas on? Rohutirts. Milline kõige keerulisem oli ära tunda? Mäletate? Äkki palvetaja. No aga igal juhul 4 punkti 8 on tegelikult väga hea tulemus. Olete rahul? Jaa. Läks. Viimasena sukeldub Putukametsa Valga põhikool. Pääsusaba röövik. Kui sulle tundub, et on valesti, sa näed, vaata, siis muuda ära. See peab olla nagu suitsupääsukese saba ja nagu rööbikul oleks.
Mida? Peaaegu nii ongi, aga pääsukese saba meenutavad hoopis liblika kannused ja röövikul neid veel näha ei ole. Ta vist ei tea. Äkki tal on nagu pääsukese värvid, ma arvan. Pärtel järgmise. Mis sul on? Papsik. Kas sa nagu tundsid, et sa teadsid või? Noh, seal polnud eriti röövikuid. Pärtel tubli. Laura, võta. Mille sa said? Palvetaja. Ma ei tea isegi, kes ta on ju. Anna endast parim. Harilik niidutirts. Mingi... Rohutirts. No mingi rohutirts. Midagi. See on kas see või see? Nüüd mis sa said? Jaani Mardikas. See on ju lihtne. Ma ei tea. Lilli, kui sa tead, milline on Jaani Mardikas, siis mina panen õigesti, sest ma ei teadnud, milline ta on. Nii, 7 täplepa Triinu. Oota, seleta, milline Jaani Mardikas on. No Jaani Mardikas on põhimõtteliselt nagu tavaline mardikas, ainult et tal on nagu saba põleb. Ma ei tea, ma panin valesti, ma panin selle mingi pika ussile, mis seal oli. Ongi. Pikk uss või? Ja Jaani Mardikas on alguses pikk uss, siis alles mingi kiili sarnane vist. Ma pole Siis ma panin valesti. Kontrolli. Mine, ma ei tea. Sa pane nagu üks röövik, pane. Milline röövik? Jaani Mardikas on ju röövik. Ai, Laura oli ju Jaani Mardika sildid täitsa õigesse kohta pannud, kuid hakkas endas kahtlema. Ma saan ka veel lõpuks kontrollida. Siis, kui sa näiteks astud sisse ja kohe välja, siis ma saan ju kontrollida. Jaa, super mõte. Ja. Teil on veel aega 2 minutit. Laura. Õnneks see põderpõrnikas oli päris lihtne. Mille järgi sa põderpõrnika ära tunned? Ma olen... Põdrasarved. No tal on sarved, ongi. Need me oleme ka kulla. Mis Mardikas? Õnneks on teil veel aega 1 minut ja 20 sekundit. Täitsa lubatud, võite nii teha. Õnneks märkab Pärtel Jaani Mardika silti maakilgi ees ja viimased 30 sekundit. Ja viib selle tagasi sinna, kus Laura selle algselt pani. Äkki oli siis see? Ma ei teadnud õigesti või? Veel 10 sekundit. Laura, kontrolli sinna. Mine ise, ma ei tea isegi mitte ühtegi. Kuule, minu kord ei ole ju. 5, 4, 3, 2, 1. Palun, nii. Valga põhikool määras õigesti ära 6 putukat. Kuigi nad olid lähedal põderpõrnika leidmisele, siis otsustasid nad panna sildi hoopis selle kõrval oleva sarvikpõrniklase ette. Ja palvetaja silt leidis oma koha hoopis Jaani Mardika ees. Ma oleks ühe pidanud õigesti panema, et ma polnud päris kindel, kas oli ninasarvik või põderpõrnikas. Mis teie lemmikputukad on? On teil üldse lemmikputukaid? Ma ei tea, liblikas, sest ta ei tee midagi. Lihtsalt on liblikas? Näiteks sipelgad. No nad on päris tugevad, et nad suutsid endast 5 korda raskemat, kui ma õigesti mäletan. Ning nad töötavad sünkroonis. Nendel on kindlasti väga hea tiimitöö. Jah, ning tegelikult ei ole neil vaja suud, et üksteisega rääkida. Nad räägivad minu arust tundlat abil. Niimoodi. No kuidagi nii oli, jah. Pärast seiklust Putukametsas on Valga põhikoolil 8 punkti, Jõhvi põhikoolil 9 punkti ja Holstre kool ning Johannese kool ja lasteaed Rosmal on mõlemad saanud 12 punkti.
kas te olete oma 3. ülesandeks valmis? Jaa! Väga hea. 3. ülesanne viib teid ümber maailmareisile. Pärast pausi näeme, kuidas saavad võistlejad hakkama viimase ülesandega ja kuulutame välja teise poolfinalisti. Ma ei tea, kus Eesti on. See on ebatäpne ka. Noorte teadusvõistlus Rakett Junior jätkub. Tänased veerandfinalistid on juba näidanud oma osavaid käsi ja putukateadmisi ning nüüd algab suur ümbermaailmareis. Nimelt kehastute te nüüd logistikuteks ja te peate planeerima ühe kauba lennuki teekonna. Lennuk peab liikuma toodete hinna järgi kõige odavamast tootest kõige kallimani ning seejärel sõitma kõikide toodetega Eestisse. Igal tootel on küljes hinnasilt, mis on kohalikus valuutas. Selleks, et hindu omavahel võrrelda, tuleb teisaldada hinnad eurodesse. Kaardil on ette antud ka valuutakursid. Ülesande lahendamiseks on teil aega 15 minutit ja iga õige lend annab teile 1 punkti. Ehk siit ülesandest on teil võimalik teenida 6 punkti. Võistlejad, kas te olete valmis? Jaa! Siis 3, 2, 1, läks! Mulle tundub, et see kaamera on kõige kallim. Oota, me peame vaatama neid hindu. Näitas. ERL on Brasiilia reaal. Brasiilia on 5,99. 1011. Väga õige. 6056 Brasiilia reaali maksva kaamera hind on 1011 eurot. 11. Brasiilia rahatähed on eriti omanäolised, sest neil ei ole kujutatud inimesi, vaid kohalikke loomi. Näiteks 50 rahatähel on Jaagori pilt. Sekka. Mida te just arutasite? Nii Jõhvi põhikool, Holstre kool kui ka Johannese kool ja lasteaed Rosmal otsustavad esmalt välja arvutada toodete hinnad eurodes. Valga põhikool läheneb aga ülesandele teisiti ja asub tooteid kaardile viima. Brasiilia reaal. Mõlemad lahendusviisid on õiged, sest pole oluline, mis järjekorras ülesandega alustada, vaid see, et lõpuks saaks kaardil paika lennuki teekond odavamast tootest kallimani ja siis edasi Eestisse. USA dollar. USA rahatähtedel on kujutatud endisi presidente ja riigi ajaloo mõjukaid inimesi. Näiteks $1 rahatähe peal on USA esimene president George Washington. $10 peal on aga esimene rahandusminister Alexander Hamilton. Kas me peame selle siia ära mahutama? Tarmo on küll tublisti arvutusi teinud, kuid need oleks vaja ka tüdrukutele edasi öelda, et nad saaksid hinnad tahvlile kirja ka panna. Mis maa see oli? Nii. Alustame sellest. Kas meil on see kirjas? Mis asi? See. Ei, aga kas see on kirjas? Jaa. Siis peame mingi selle kes. Mänguauto, mis maksab 152 085 kessi ehk Keenia shillingut, on meie rahas 1003 eurot. Aitan või? Kas tead, kuhu see läheb või? Jah, nii. Valga põhikool paneb mikrolaineahju otse Eesti peale. Huvitav, kas nad Eesti pärast selle alt ka üles leiavad? Ma arvutama. See on 102. See on 102. Jõhvi põhikool joonistab tahvlile hindade juurde ka toodete pildi, et asi selgem oleks. Arvutasid ikka õigesti. CNI. Selle tähekombinatsiooni taga peidab end Hiina yuan. 7,. Hiina valuuta ajalugu ulatub juba 3000 aasta tagusesse aega. 7613 Hiina yuani maksev vanker on väärt 1007 eurot. Okay. Mis sa vastud on? Johannese kool ja lasteaed Rosmal on tahvlile parajas segaduse tekitanud ja nüüd on neil ka endal raske aru saada, mis hind millisele tootele kuulub. Mis on kõige asju? Võistkond proovib küll tahvli selgust luua, kuid 995 saab hoopis 925, sest tahvlile joonistatud nooleke on tekitanud 9 number 2. Minu oma see on? See on see Rula. Rula. Sinna. Ka teised võistkonnad hakkavad tooteid kaardile viima, et saaks alustada lennuki teekonna planeerimisega. Sõidame. Väga hästi. AUD-sse. Aud on siin samas Austraalias. Ei, S läheb see. Ei, see läheb aud. On jah.
AUD on Austraalia dollar. 1681 Austraalia dollarit maksva rula hind on eurodes 995. Kõige odavam oli milline? Kui hinnad välja arvutatud ja tooted kaardile viidud, siis tuleb hakata lennuki teekonda planeerima. Lennuk peab tooted peale võtma alustades odavamast ja jõudes kallimani ning lendama seejärel toodetega Eestisse. Oota, esimene on kitar. Oota, See näitab ju esimest. oodake. No see läheb siit. Teine on... Essa on rula. Mis on rõvla? Rula. Oota, rula. Rula Siis on kitarr. Oota, mis edasi? Jõhvi põhikool on asunud tooteid hinna alusel järjekorda panema, kuid nende tahvlil on mikrolaineahju hinnast endiselt 1-0 puudu. Okei, todamoodi paneme selle siia. Kus see number 3? Paneme selle siia. Kus see number 4 on? Tolle paneme siia. Selle paneme siia. Tolle paneme siia. Ja tolle paneme siia. Aga nüüd on probleem selline, et me ei tea, kus Eesti on. Oled sa kindel või? Valmis. Holstre kool teenis ülesande eest 5 punkti, sest nende viimane lend toimus Eesti asemel hoopis Antarktikasse. Lähen vaatan noortega ise ka selle Eesti siis üle, et tulevikus asi täiesti selge oleks. See on eestikene meil siin. Ja nüüd Eestisse või? Ja Eestisse. Teil on veel minut aega oma tulemuste Eesti on. kontrollimiseks. Ma ei tea, kus Eesti on. Eesti asub siin. Ei asu, Eesti asub kuskilt siin. Ei, Tumbo. Ei, siin on Euroopa. 10 sekundit. Ma loodan, et sellest saadakse nüüd aru. Teeme lihtsalt valmis. Jah, võiks aru saada. Loodame. Valmis. Tahvlil tekkinud segaduse tõttu on lennuk vales järjekorras peale võtnud kitarri ja rula, kuid ülejäänud lennud toimusid õiges järjekorras ja ka Eesti leidsid nad mikrolaineahju alt lõpuks üles. Seega teenib Johannese kool ja lasteaed Rosmal ülesande eest 5 punkti. Kus on Eesti? No siin on. See on ebatäpne kaart. Kaart on täitsa täpne, aga Eesti on ju ikka veel mikrolaineahju all peidus. Kus on? Ta on kuskil siin kohas. See on Euroopas elu. Ei ole. See Soome laht oleks näha siis. No praegu ma ei tea, kus on Eesti. Me ei saa noolt panna, kui ei ole isegi Eestit. Eesti on siin ju. No, pane siia. Siin on Eesti. Mulle seal all Eesti küll ei ole Pärtel. See oli üle. Usaldame Lillit ja paneme selle siia. Okei. Kuhu täpselt siis? Valmis. Valga põhikooli lennuk võttis kõik tooted õiges järjekorras peale ja jõudis nendega ka Eestisse. Ehk sellest ülesandest saavad nad 6 punkti. Kuule, meil on valesti. See oli 1002, ma ütlesin, see oli 1002. Õnneks märkab ka Jõhvi põhikool lõpuks oma viga ja jõuab selle enne aja otsa saamist ära parandada. Jah, Rootsi. Siis tuleb Kessi. Siit Rootsist on Kessi. See vankri poole. Vankri poole. Siit siia. Sellest vankrist läheb ta kaamera poole. Kõik. Kaamerast läheb ta Eestisse. Jah, kõik. Valmis. Jõhvi põhikooli lennuk võttis kõik tooted õiges järjekorras peale ja jõudis nendega Tallinna lennujaama. Ka nemad saavad ülesandest 6 punkti. Kolm ülesannet on ilusti lahendatud ja kohtunikud on kõik punktid kokku löönud. 4. koha 14 punktiga sai Valga põhikool. 3. koha 15 punktiga sai Jõhvi põhikool. 2. koha 17 punktiga sai Holstre kool. Oota, pean parandama ennast. Ja ka 7 punkti Johannese kool ja lasteaed Rosmal. See tähendab, et te jagate esimest ja teist kohta, mis tähendab ainult üht. Meil on jälle viik. Meil on jälle viik ja teie osalete kiirduellis.
Teie ülesanne on läbistada 3 õhupalli grilltikuga nii, et õhupall ei lõhkeks. Võidab võistkond, kes lahendab ülesande kiiremini või kellel jääb kõige rohkem õhupalle terveks. Võistlejad, kas te olete valmis? Jaa! 3, 2, 1, läks! Ei ole. Proovime kõigepealt. Oota, las mina proovin. Siit ja siit. Korras. Oota, proovi. Sain sisse? Kuna õhupalli sidumiskohas pole kumm väga pingul, siis läheb tikk sealt kergelt läbi ja pall ei purune. Näite see igas päevas. Pila läbi. Miks see läbi ei lähe? Selleks, et tikka palli teisest otsast läbi saada, tuleks kasutada kas vedelseepi, mis vähendab hõõrdumist tiku ja palli vahel, või teipi, millega saab teha pallile risti, mis hoiab kummi koos ja ei lase pallil lõhkeda. Ma kardan võimalik keskele. See ei tohi. Ära pane teipi. Me peame 2 pooled saama läbi. Võistlus jätkub. Võistlus jätkub. Mõlemal võistkonnal on alles 2 palli ning mõlemal on veel sama suur võimalus võita. Ülesanne jätkub. Kui nüüd Holstre kool peaks saama tiku pallist esimesena läbi, on nad võitnud, sest vastasvõistkond ei saa neid pallide arvuga edestada. Kätlin proovib õhupallist õhku pisut välja lasta, et kumm poleks nii pingul ja tiku läbisurumine läheks lihtsamalt. Ei riski midagi. Ja tema taktika toimib, sest Holstre kool saab esimese õhupalli läbistatud ja sellega on kiirduell lõppenud. Palju õnne, teie olete poolfinalistid. Palju õnne poolfinalistile. Aga ka teised võistkonnad ei pea lahkuma tühjade kätega. Kõik võistlejad saavad kaasa Mattel Gamesi Scrabble'i mängu. Maailma populaarsemas sõnamängus peavad mängijad tähti kasutades mängulaual sõnu moodustama ning teenivad tähtede väärtuse põhjal punkte. See ühendab nutikuse, sõnavara ja strateegia, pakkudes mõnusat mõttepingat igale mängijale. Järgmisel nädalal ootab meid aga ees 3. veerandfinaal ja 4 uut nutikat kooli. Võistlustulle asuvad Kärdla kool, meie! Kuressaare Nooruse kool, meie! Vastseliina gümnaasium, meie! Ja Püha Miikali kool, meie! Näeme peagi!